võimalus Kärdla raamatukogus lugejaid teenindada niimoodi leti taga, mis oli päris tore. Tund aega ja 57 laenutust, tähendab raamatut eksemplari. Ja vaadata, mida siis inimesed loevad missuguses komplektis, nagu kuidas väga huvitavaid variante, mis raamatuid laenutatakse. Ja raamatukogu on kuidagi üldse viimastel aastatel suhteliselt koduseks saanud tänu sellele niisugusele praktiliseeruva asjaolule, et seal majas, kus ma 2 viimast talve olen elanud, ei ole elektrivoolu sees ja siis talvel päikesepaneel väga palju voolu ei anna. Ja siis on raamatukogu selline tore koht, kus saab käia arvutit ja vahel isegi akut laadimas. Ja siis ka lugeda ja töötada arvutis ja olen väga sõbrunenud Hiiumaa raamatukogudega. Varem ma pean ütlema, ma ei väga suur raamatukogus käia isegi ei ole kunagi olnud. Aga seaselt ütlen üks asjadele. Aga minu plaan oli eelkõige rääkida viimasest raamatust, mis sel sügisel nüüd välja tuli, Mandalast. Ja ma väga loodan, et teil on või tekib mingeid küsimusi, et alati selline, nagu siin juttu oli õpetustest, et mul väga palju õpetusi jagada ei ole. Kui need õpetusi on, siis nad on juba kõik nendes raamatutes. Selles mõttes tegelikult kirjanik on kohutavalt igav inimene. Ütlen nagu siiralt ja nii palju, kui mina kirjanikke tean. Et kõik teised inimesed on huvitavamad kui kirjanik, sest kirjanik on ju kõik juba ära kirjutanud oma raamatutesse ja siin ei ole enam eriti midagi. Aga nendest raamatutest võib ju rääkida teie abiga, sest kui nad on kord valmis, siis on nad tegelikult juba enam mitte minu omad, vaid lugejate. Ja ega see raamat on küll pealt näha selline materiaalne asi, aga see ongi ainult asi, kui teda keegi ei loe, siis teda sama hästi kui ei ole, sest on lihtsalt üks hunnik paberit. Et tegelikult see raamat ju sünnib iga kord elule siis, kui teda loetakse, kui keegi talle mõtleb, kui keegi teda mäletab. Ja nii on, et iga raamatu tegelikult mingis mõttes kirjutab iga lugeja uuesti. Sellest ma olen ka aru saanud, et need raamatud on absoluutselt erinevad sellest, mida mina kirjutasin. Mitte absoluutselt, aga neid variante on lõputult ja siis ma alati kuulen huviga, mida üks või teine lugeja räägib. Mul ei ole sellega nagu praktiliselt midagi enam peale hakata, sest see raamat on juba kirjutatud ja paraku neid, mida ma veel ei ole kirjutanud, teised lugeda ei saa. Aga selline inimlik huvi on alati. Mis üks raamatute just kirjanduse funktsioon minu meelest on see, et inimesed saavad kuidagi nende abil rääkida endast, rääkida teistega, avada kuidagi ennast. Vist on üks, mis pärast juba raamatuid loetakse. Endast teada saada ja võib-olla ka rääkida. Aga ma ei tea, ma mõtlesin, et võib-olla tutvustuseks ma lihtsalt loeksin natukene siit raamatu algusest, et siis edasi minna. Kui kassid peaksid koostama inimeste edetabeli, nii-öelda inimeste tõuraamatu, siis poleks kahtlustki, et aukohal ja kõige kõrgema tuhvi peal seisaks seal kindlalt vanem daam. Vanem daam on inimkonna tippsaavutus. Sealt edasi pole minna enam kuhugi. Tal on aega. Ta kurjustab harva. Ta teeb tihti pliidi peal süüa, vahel tikib või õmbleb lambi valgussõõris, ei tõuse sealt tundide viisi. Tema süles
võib ära magada järjest mitu und. Või noh, see oli nüüd rohkem ajalooline vana daam. Tänapäeva vanem daam vaatab pigem televiisorit. Kassid on tulised televisiooni pooldajad. Teleka ees on inimene paigal. Või isegi kui teleka ees pole inimest, on seal vähemalt mõnusad tugitoolid, diivan. See, mis telekas tuleb, neisse väga ei puutu. Kuigi vahel jookseb seal toredaid pallikesi, kudinaid. Kuigi jah, käppa alla ei jää sealt midagi. Aga paraku inimeste tujud on nii vahelduvad. Vaevalt on kassid jõudnud televisiooni omaks võtta, kui inimestel on juba uus mänguasi. Neil on nüüd sülearvuti, nagu nad ei teaks, kelle koht on süles. Tõsi, kui arvuti on laua peal, tuleb seal tagant mõnusat sooja tuult, seal võib pikutada, klahvide peal pole ka paha, aga ei lubata. Ometi ei mõtle kassid, kui nad vahel ka natukene kirjutavad, kui on midagi halba. Arvuti uue asjana on küll eelkõige kahtlane. Hulga miinustega inimene ainult teeb nagu poleks. Aga samas, eks ole, just tänu arvutile on ka kassidele nüüd kättesaadav kirjalik eneseväljendus. Kõigil miinustel on omad plussid, mõni väike ikka. Kuid vanem daam ongi selle poolest täiuslik, et tema ei jookse uuega kaasa. Tal pole arvutit. Tema on truu veel vanale heale televisioonile. Ta vaatab korralikult ära kõik järjefilmid, harivad saated pensionäridele, noorsoo probleemsaated, uudised, majandusanalüüs, ilmateate, aiandus- ja kirjandussaated, lauluvõistluse, kõik eelvoorud. Tal on kannatust, see on üldse peamine. Ta ei kiirusta kuhugi. Kui ta ei vaatagi telekat, veel parem, kuulab raadiot, pikutab voodis ahju ääres, ta toob turult värskeid räimi, pakkliha, teeb kotletti. Tema kass elab veel traditsioonilise köögi peal, ei ole ära rikutud võltsivabriku toiduga. Vanem daam uurib ajalehest, prill kenasti ninal, surmakuulutusi, ei pahanda, kui lehenurgaga natuke müratakse. See ju krabiseb nii vahvalt. Või kui natuke pahandabki, siis pole see kunagi päriselt. See on stiili pärast, sest vanemal daamil on stiili, on maitset, on arusaamist. Tema juures valitseb rahu. Mis kõige tähtsam, vanem daam ei kipu kodust minema. Ei reisi, vähemalt klassikaline vana daam ei reisi. Ei tuiska ringi mööda poode, mööda maailma, ei koli, sest kõik need vanad asjad, mööbel, mälestused, kuhu ta nendega läheks. Kes kass kord saab endale perenaiseks vanema daami, see on koos kõige suurema mõeldava õnnega. Isegi kui see ei jää kestma, sest paraku, mis siin ilmus, jääb kestma. Aga kassid ei ole selles mõttes üldse valivad. On vanem daam, väga hea, on lapsed, lõbus, lastel on ikka enamasti ema ka. Vanameeste juures on samuti täitsa muhe elada, mis siis, et torisevad vahel ja söödavad ajalehepaberi pealt silgupäid. Laudlina suhtes pole kassidel kunagi pretensioone. Mis puutub vana poistesse, siis ka need on väga toredad, kuigi mõnes mõttes veel hullemad kui lapsed. Laps tüdib kassi kräunutamisest ära või vähemalt kasvab suureks, vana poiss mitte ei jää. See eest abielupaar, kellel pole lapsi, puhas klassika. Aga miks ka mitte näiteks ostukeskuse kassapidaja, pikad vahetused, mille ajal saab põõnata, kus tahad, ja iial ei jäeta vahele mitte ühtegi kiisuveilne sooduskampaania. Ja noh, kui kasside peremeheks saabki kirjanik, mis seal ikka on, nagu on. Ühesõnaga niimoodi siis algab see lugu kassidest ja mitte ainult kassidest ja kirjanikust. Ja siin on veelgi tegelasi. Et ma ei kujuta ette, võib-olla mõni inimene on juba lugenud seda raamatut. Ja,
kindlasti ei ole, et noh, samas ma loomulikult ei hakka ja seda ei olegi vaja siin nagu ära jutustama, mis siis raamatus toimub ja mis saab kassidest edasi ja kirjanikust. Aga mul oleks jah väga hea meel, kui ma kuuleksin võib-olla, mis teid kedagi huvitab, sest noh, mina olen tulnud kaugelt maalt selleks, et teiega rääkida. Aga kui ma siin ise räägin tund aega, siis ma räägin, noh, ei tea mida, võib-olla seda, mis ainult mind huvitab. Kui tohib, siis küsiks kohe algusest nimes, raamatu nimes. Miks Manda? Jah, ma arvan, selle juurde me veel jõuame. Ma mõtlesin ka veel ühe tüki ette lugeda pärastpoole, kus ongi juttu selle mandala tegemisest. Et noh, nimelt, hea küll, ma siis räägin ära. Et nimelt siin raamatus tõepoolest leiab aset ka ühe liivamandala valmistamine. No mis on mandala, see on üldises mõttes üks niisugune muster, üks püha muster, üks püha pilt, mis meil mungad siin Solarises mõni aastat tagasi käisid. Täpselt Solarises ja mina olen isiklikult olnud sellise sündmuse juures, et ühed mungad, nad tulid Ladakist Indiast siis. Ja see oli üks see Oriendi või mis iganes see on, muusikafestival, kuhu tuuakse neid munkasid ja kõiki kuskilt idamaadelt ja siis nad esinevad siin ja need olid ka siis tulnud sellel puhul Eestisse ja Lätisse, kus nad kõik käisid ja vahepeal neil olid vabad päevad ja siis nad veetsid need Esna mõisas. Ja mina elasin ka sellel ajal just nimelt seal Esnas ja olin selle mõisa peal seal tööl. Ja siis mul oli võimalus seal juures olla ja kuna need seal mitu päeva olid, siis nad tegid ka seal ühe liivamandala valmis algusest lõpuni. Ja see oli selline tore sündmus selle juures olla ja tõtt öelda just siis mul tekkiski selline seda kõike vaadates, et tahaks ükskord kirjutada ühe raamatu, mille pealkiri on Mandala. Aga noh, see mõte jäi sinna paika, lihtsalt see tundus kuidagi. Noh, midagi on, nüüd ma saan sellest nagu veelgi paremini aru, et miks see mõte tuli. Et selles liivamandala tegemises on midagi väga sarnast kirjaniku tööle. Kuigi, noh, nagu jutt oli, tundub, et üks ole kirjutame raamatu valmis, see jääb. Aga vähemalt autori jaoks on see samamoodi, et sa kirjutad valmis ja see kõik on kohutavalt tähtis, iga sõna, iga lause, kõik on tohutu süsteem, mis on üles ehitatud ja siis ta läheb trükki ja siis ta kaob peast. Ma isegi ei oska enam öelda, miks see kõik seal oli. Kuidas? Põhieesmärk on ju õnnetoomine. See loomingu, nagu ka mandala. Tõsi, täpselt. Aga selle õnne toomisega on niisugune huvitav asi. Kui tahad, siis ole. Ikkagi küll ma enne. Et jah. Aga lisaks veel see, et kuidagi see õnn tuleb siia maailma ikkagi natukene ka läbi õnnetuse ja läbi kannatuse. Muidu ei saa. Et inimene on kuidagi niimoodi ehitatud, et muidu selle õnneni ei jõua või tarkuseni, kui läbi kannatuse ja noh, see mandala ju ka sümboliseerib seda, et eks ole, et miski jääb püsima. Kõik kui hoolega ja millise pühendumusega me ka seda oma elu mandalat ei ehita, eks ta lõpuks ikka pühitakse minema. Aga noh, just sellest aru saamine, et see ei olegi asi, mille pärast peaks nutma hakkama. Noh, kuigi me paratamatult selle pärast nutame teinekord.
aga see nutt siis ära nutta ja nagu edasi naeratada. Et see on üks asi ja selle romaani põhimandala juurde tagasi tulles, et lõpuks romaani lugemine on ju ka midagi sarnast, et sa loed, sa lähed, süvened sellesse, kõik see on nii, noh, kui on tõeline romaan ja meeldib, siis sa nagu usud seda, mitte nagu usud, vaid usudki ja see kõik ongi tõsi. Ma võin seda kinnitada kirjanikuna, et see on tõsi. Kuigi see ei pruugi olla, noh, selle raamatu kohta on ka küsitud juba korduvalt, et kas see siis ikka täpselt nüüd kõik niimoodi oli ja kas teil ikka on ikka kassid, no kassid on loomulikult, neid ei saa välja mõelda ja tegelikult ei saa midagi välja mõelda. Aga see ei tähenda seda, et see kõik tuleb raamatusse panna täpselt nii, nagu ta oli. Kunstil on oma loogika ja kirjandusel. Et see on küll tõsi, aga see peab olema natukene suurem tõde kui see, mis on lihtsalt igapäevane, et noh, sündmused toimuvad nii ja nii. Et me ei otsi ju romaanist sellist tõde, et kas neljapäeval 2 aastat tagasi sellel ja sellel kuupäeval sadas vihma või paistis päike, vaid me otsime tõde iseenda ja üldse inimese kohta. Ja see peab olema tõsi ja selles mõttes ei saa seal olla midagi valet, et kõik peab olema läbi kogetud. Ei saa kirja panna mitte midagi, mida sa ei ole kogenud. Aga kuidas see kirja panna, see kogemus, vaat see on kunst juba. Ja see ei ole see, et sa lihtsalt võtad kätte ja kirjutad kõik üles, mis oli. Sellest ei tule välja mitte midagi. No, vabandust, kohe tekkis mõte, mida pidi üle elama see Harry Potteri looja oma elus, et sihukest asja välja mõelda. Ta pidi kindlasti midagi üle elama. Mida seda me ei tea ja sellest, noh, kui ta tahab, siis ta aga jah, ma ka väga ei saa selle teemal rääkida, sest ma ei ole nüüd raamatuid lugenud, aga see ongi, noh, see on justkui üks äärmus, eks ole, et noh, seal on kõik ju nii-öelda välja mõeldud. Aga see ei ole tegelikult nii, ma natuke olen siiski lugenud seda huvi pärast ja vaadanud, aga minu meelest see oli täielik realism peale selle, et mõned sündmused ja niimoodi ei ole, mis iga päev toimuvad, aga lõpuks ikka sellised inimlikud asjad, mis on inimsuhted, inimlikud igatsused, unistused, millest siis veel, sellest on ka see Harry Potter ja sa pead olema need kogenud, sa pead kuidagi mitte ainult olema kogenud, kõik me kogeme, eks ole ju, oma elu. See on üks asi, aga siis kuidagi peab ka sellest kogemusest veel oskama läbi näha, et mis see siis ikkagi on. Ja siis veel sellest tegema midagi toredat, midagi huvitavat, midagi lõbusat, midagi, mis meeldib kas või lastele. Millist kirjandust te ise armastate lugeda? Või kas teil loete palju või loete vähe? Mis oli lapsepõlve lemmikraamat? Lapsepõlve lemmikraamat, neid oli palju ja siiamaani nad kuidagi vahelduvad. Lapsepõlves ka vaheldusid, olid perioodid. Kui ma lugesin Lindgrenit ja siis oli periood, kui ma lugesin näiteks ulmekaid, neid ilmus vähe sellel ajal, aga oli Merabiin ja Sari, oli suur fänn, mingil ajal oli periood, ma lugesin Seiklusjutte maalt ja merelt, ühesõnaga, mida ikka loetakse. Midagi. Ja siis tuli periood, kui ma lugesin luuletusi. Ja mõnes mõttes muidugi algas sellest, kui ma veel ei osanud lugeda, või kui ma mäletan, ma hakkasin küll väga vara lugema, aga luuletused olid kohe alguses ka ja ma siis ilmselt ikka osanud lugeda, aga mulle siis loeti ette ja siis mulle hästi pähe jäid hästi pähe luuletused ja siis ma kandsin neid ette. See oli selline show, pandi kuskile tooli peale seisma ja siis ma esitasin tädidele luuletuse.
mis muide oli, põhiline hitt oli muide Kassidest. See oli, ma ei tea enam, mis luuletus see oli, aga seal oli selline refrään, et nurr, 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 nurr. Ma R-tähte oli öelnud, siis see oli 0, 0, 0, 0. Ja siis see oli alatine rõõmuallikas kõigile kuulajatele. Aga ju ma vist ei ole kõige suurem lugeja, ma arvan, ma ei ole selline raamatute neelaja. Aga üks on küll kindel, et ma enam-vähem iga päev midagi loen. Kuidagi see ilma nagu ka ei saa. Aga ma olen aeglane lugeja pigem. Vahel ma mõnda raamatut loen ikka kuude viisi. Sest ma loengi niimoodi paar lehekülge päris ma ei magama. Aga samas see on väga, see ei ole mitte sellepärast, et raamat on igav, aga mõni raamat ongi nagu selleks, et lugeda teda iga päev paar lehekülge. Kas ma ei tahagi rohkem? Suvel näiteks nii palju on tegemist väljas ja väsibki ära ja siis kuidagi see lugemine jääb tahaplaanile. Aga ta peab ikkagi olema selles päevas. Mulle seda ka lehtede vahelust tekib, on vahel neid lugeda. Ajalehtide Kaasaegseid ajalehti. Ajalehti küll ei ole vaja lugeda. Sest ikka lugeda, aga ma neid ikka ka vahest loen. Aga see on kindlasti selline pseudovajadus. Või lõpuks miks ka mitte, eks sealtki ju saab midagi teada inimese kohta. Aga see on küllaltki selline rutiinne teadmine, kui sa oled juba mõnda ajalehte lugenud, siis tegelikult nad on ülimalt korduvad. Kui te näiteks nüüd on see, et on igal pool on nad netis, eks ole, selles mõttes reisimine isegi enam ei päästa. Aga veel 10 aasta eest oli nii, et kui sa läksid välismaale, siis näiteks Eesti lehti lugeda ei saanud tükk aega. Olid seal. Ja siis tulid tagasi mõne kuu pärast. Ja siis said jälle lennukas näiteks oligi kohe, oli see Postimees seal olemas ja siis sa nägid seda, et tegelikult ei ole vahepeal mitte midagi juhtunud. Umbes 2 päevaga oli kõik selge, mis on vahepeal juhtunud ja kui sa oleksid elanud siin, sa oleksid selleks lugenud iga päev näiteks seda ajalehte. See teada saada, et jah, ei ole midagi korduvamat kui ajalehad, kuigi nad püüavad nagu näidata uudis, kogu aeg on uudis. Aga tegelikult see on üks ja sama uudis, mis seal kordub. Ja enamasti stressid tekib. See selleks ongi natukene adrenaliini üles, vihastad jälle ja pagan, mis nad teevad selleks ole. Ja saad ennast välja elada. Aga millal te ütlesite enda kohta, et ma olen kirjanik? Millal see arusaam tekkis lõpuks? Ma ei tea, kas ma seda päris olengi veel öelnud, aga see arusaamine, et ma tahan hakata kirjutama ja et sellest peab saama mu elu, see oli küll üks hetk. Ja Mitu aastat tagasi? Mis ta siis teeb, see võis olla, ülikooli ajal, ma arvan, aasta 83 võis see olla või. Siis ma ostsin endale kirjutusmasina ja see kuulus sinna selle otsuse juurde, et peab ikka massin olema, ei ole kirjanikul on, tänapäeval ei ole. Siis oligi, kirjanik oli ikka selles mõttes palju rohkem tehtud mees, et teised inimesed ei kirjutanudki kirjutusmasinaga. Nüüd on arvuti on igal ühel ja kirjanikul puudub selline oma massin, oma töövahend. Aga selles, ma arvan, et see on iga mis tahes, see ei pea olema kirjanik, aga igas elus on üks selline otsus, et ma nüüd lähen sellele teele, et sa ei tea, mis sellest saab. Aga ma hakkan seda tegema. Mingit garantiid ei ole ju, et siis sinust saab kirjanik. Või kes tahes. Kas mõjutas seda? Ma ei teagi, seal oli ikka palju asju. Mis asi? Mis küsimus oli? Et miks selline otsus, miks? Jah. Aga ma tahtsin küsida, kas need kassid on reaalselt teie omad või? Need kassid on väga reaalsed, need on kõige reaalsemad tegelikult siin raamatus üldse. Nende
kujude kaudu tahtsite midagi kirjeldada inimeste tasandil midagi? No ikka, sest ühest küljest mul oli ammu aega ka soov kirjutada tõepoolest kassidest. Sest no ma nagu, ma ei ole mingi eluaegne selline suur kassiinimene olnud, et mul oleks alati olnud kiisud. Aga siis nad tekkisid niimoodi suhteliselt samamoodi, nagu siin raamatus ka kirjeldatakse seda. Ja siis ma nägin, et tegemist on täiesti tegelastega. Et neist saaks kirjutada küll. Aga samas, palju sa siis ikka neist kirjutad? Aga raamatus on nende peremees, mis nimetusega esineb? Kirjanik. Peremees on kirjanik. Jah. Kas on... Mitte küll läbi nende elu. Siin on ka nii-öelda nende elulugu käiakse läbi esimene osa tegelikult, mis pärast seda sissejuhatust tuleb. Selle nimi on Joosep. Seal on hoopiski nad ühe väikese poisi kantseldada. Väike poiss, tema venna ja ema. Et see on terve lugu on sellest, ka natukene sellest poisist ja nende pärast. Ja siis nendest kassidest kirjaniku kassid saavad neist nende karjääri kuskil keskpaigas alles. Et kassid on jah, niisugused võimaluste rohked tegelased, aga selle, see idee sai küpseks siis jah, kui ma sain aru, et tegelikult tõepoolest nende abil on võimalik rääkida igasuguseid asju inimestest ja et nad annavad minu jaoks, nad andsid sellise hea tooni. Ta on ju sellise natukene kerge, natukene lõbusa, natukene ka kurva, aga igal juhul, et sellist asja, sellist tooni on vaja just, et ka rääkida tõsistest asjadest. Mõned asjad on muidu nii tõsised ja nii rasked, et kui neist nii otse rääkima, siis see läheb nii raskeks, et isegi jaksa ja lugeja see nõrkeb ära. Selles mõttes nad olid väga head abimehed. Maailmakirjanduses on ju veel raamatuid, kus loomad silmadega. Kas mõni tuleb teile? Oi, ma nüüd, kui minust sai kassikirjanik, siis ma pärast seda märkasin, et kassiraamatuid on ikka miljoneid. Aga samas, ma pean ütlema, ma ei ole nüüd eriti lugenud, aga mulle tundub, et suur osa muidugi lasteraamatud, kus ongi Kiisu tegutseb seal. Üks Jaapani kirjanik, kas või Murakami. Ja Murakamil on kassid. Kirjutas niisugust sidet inimese ja kassi vahel, et täielik arusaamine. Ja Murakamil on kassid ka minu meelest igas raamatus on, igas romaanis on mõni kass kuskil nurga taga. Et nad kirjanduslikud tegelased on juba läbi aegade olnud ja läbi sajandite. Et sellest pole midagi uut iseenesest. Kas või Lewis Carroll jälle, Carrolli Alice. Ja. Ühesõnaga on 100 võimalust jutustada muinasjutt, saabastega kass, eks ole, on olemas ja isegi ma olen ise tõlkinud ühe veel vanema prantsuse muinasjutuvestijaks Madame Tolnee oli. Ja nendel on igaühel on oma mõte, kui nad kirjutasid kasside.